videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskese ja siin on Vabaduse hääl. Tänases saates tavapärast jooksvat pilti vaadata pole. On rohkem rõhk helil. Loodan, et teile sellest sel korral piisab. Ja võib-olla keskendumiseks ongi hea, kui ei pea väga palju jälgima mu kätega vehkimisi ja nägude tegemisi. Grimasse, nagu on öeldud siin-seal. Ja asume siis saatega teele. Sõda. Ja see ei ole see sõda, millest me oleme võib-olla filme näinud, raamatuid lugenud, esivanematelt kuulnud. See sõda on nii paljudes sektorites sees. Meditsiin, haridus ja kas või see, mis toimub meil informatsiooniga. Meie tänasel päeval meil on ligipääs nii paljule infole ja ka väärtinfole. Ja ma olen mõelnud, et kui ma pühendaks oma aja kõigele sellele, mis on nii kasulik ja hea teada ja päriselt õige info, kas siis see neelaks minu ajast väga suure osa. Ja see ei ole siin saates esimest korda öelda, aga me peame jätma ruumi sellele tarkusele, mis tuleb meist endast esile. Ja me ei saa välise abita hakkama, kindel see, aga aeg-ajalt tulevad meie seest esile vastused, lahendused, asjade käigud, mille peale me välise põhjal oleks suutnud tulla, sest meie teekonnad on ikkagi unikaalsed. Ja seda on vahepeal nii keeruline vastu võtta, sest me tahame võrrelda kuidagi ja aru saada, kinnitust saada, et me oleme ikka õigel teel, et me oleme teinud õigeid otsuseid. Ja kui sa teed siis neid nii-öelda üldnorme silmas pidades valesid otsuseid, aga enda sisse vaadates täiesti õige tunne ja siiralt õige tunne, mitte see, et valetad endale või põgened mingite mõtete või hirmude eest, vaid lihtsalt ongi õige tunne. Ja ma arvan, et see on see punkt, mida me peame endas kandma kogu ka selles virvarris, kus ongi nii palju tõde, mis tõde on mu sees. Ja ka selliseid suuri protsesse, näiteks alternatiivkanalites esineb ka seda, et asjad jooksevad natuke nagu lahku ja sul tuleb pool valida. Ja sellest ma olen varasemalt rääkinud, valime iseenda, selle tunnetuse, mis meie sees siis esile tuleb ja võib tulla ka see tunnetus esile, et see pool ongi selle poolest õigem, tõele lähemal ja sellel poolel on ka tegelikult oma tõde sees olemas. Ja ma olen niimoodi, kuidas see proual, sellel Eesti väga tähtsal proual, kelle kohta paar riiki on öelnud, et ta tuleks välispoliitikast eemale hoida. Igatahes tema oli mingi äärmuslikult empaatiline. Jah, see on selline raske juhtum. Mina räägin sellisest siirast empaatiast, kus sa kuulad inimest või jälgid ja sa tunned, mida ta tunneb või arvad vähemalt, et tunned, mida ta tunneb. Kui sa oled siis olukorras, et on kaks osapoolt justkui. Minu töös on seda ette tulnud, et mu kliendid on nii naine kui mees ja peale lahutust, kuidas siis ma olen nagu kitska ja heinakuhja vahel ja ma mõistan mõlemaid mingi piirini. Mingites osades ma ei ole nõus ja ma üldjuhul ka väljendan seda, sest ma arvan, et olla aus on õiglane ja siis lood endale ka seda reaalsust, et sinu vastu ollakse aus. On hetki, kus ausus hoia endale, seda ei hinnata, ei väärtustata, ei täna, homme, mitte iialgi. On lihtsalt sellist sorti inimesi, kes tahavad elada oma illusioonis ja las nad siis olla. Ei ole mina see, kes tahab seda illusiooni mädapaise pritset enese pihta saada. Ja ongi selline lõhki kistud tunne aeg-ajalt sellega seoses, et valid selle enda sees tunde ja need osapooled kumbki ei ole see, üleni see, vaid on mingid osad ühel ja teisel ja ka selliste olukordadega tuleb osata sõlmida rahu, sest sellest rahupunktist me saamegi
vastava tunnetuse, mis aitab meil ära tunda, kus me siis omadega parasjagu oleme. Ja mis pooli tuleb mõnikord ka täitsa välistada. Et kuhu poole üldse mitte oma lootuskiirt anda, kus asjad ongi lihtsalt mädad. Üks selline valdkond on kindlasti sõda, see päris siuke klassikaline sõda, kus on relvad, soolikad ja muu. Ja siis ma mõtlen, et meil tehakse igasugu kampaaniaid, räägitakse asjadest mingil moel ja hetkel, mil inimene paneb seda suurt pilti kokku erinevatest uudistest, tal peab hakkama hõõruma. Ja kui ei hakka, siis ma mõtlen, et kas need mingid vastuvõtu kanalid inimeses eneses on täitsa ära ummistatud või on meeled ära lahutatud. Ka hea näide on sellest, kuidas meil Eestis asjad ei ole väga hästi. Võib öelda, et vanasti oli veel raskem, aga kui sa näed, mis on selle praeguse aja potentsiaal, kuidas asju on võimalik tegelikult nii ära optimeerida, et kõigil oleks hea. Lihtsalt varastatakse liiga palju ja ahnelt. Aga nõukaaegu ka varastati, mulle tundub, et siis oli mingi nagu piiritunne inimestel. Aga täna on asi ikka täitsa siuke lappes, hei. Nullid lähevad sassi ja miljon siia, miljard sinna ja kedagi ei võeta vastutusele. Ja kuna sellesse süsteemi, korruptsioonisüsteemi on nii paljud inimesed juba omadega ära kaasatud, siis ega ei räägita ka, et meil korruptsiooniga midagi kehvasti oleks. Ja üks näide, mis mind on tugevalt riivanud, kuna see puudutab konkreetselt inimelusid, on see, kuidas meil siis ukrainlasi võetakse avasüli vastu. Saan aru, peab aitama, kellel on raske, aga need omad, kellel on raske, see käib ikkagi nende arvelt. Kui palju mulle on vastatud ka istungitel, et ei, see on, riik maksab neid asju kinni meile. Mina olen riik, see on see üks sama rahakott, mida meie nuumame, mis mitte kunagi ei saa isegi omadega nulli, kogu aeg on ainult miinuses ja see miinus muudkui kasvab. Ja just hiljutine näide, kuidas meil võõraste eelistamine on minu arust natuke nagu sõjapidamine omade vastu. Ressurss suunatakse sinna, mis tegelikult meie rahva riigi keele püsimist ei teeni. On selline lehekülg Facebookis nagu Avatud Hariduse Liit. Haridus, saan aru, avatud haridus. Mida tähendab avatud haridus? Kindlasti, kuna selle lehe võtaks lahti, seal oleks mingi väga pikk, veniv ja segane selgitus, miks just avatud haridus ja mille poolest on see kinnisest või suletud haridusest parem ja väärtuslikum ja vajalikum. Tegemist on siis valitsusvälise organisatsiooniga. Aadress Lutsu 14A Tartu maa. Neil on postitus 8. juunil tehtud. Ukraina tööotsijad vajavad tuge. Otsime tugiisikuid ja mentoreid. Juures niimoodi süda, Ukraina värvides süda. Avatud Hariduse Liit viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu programmi Väärikas töö Ukraina meestele ja naistele. Mina mõtlen meestele, mis vanuses, kas selles vanuses, kes seal nagu seda, keda tassitakse seal kaubikutesse ja rindele, et kas nendele meestele või et siin kuidagi läheb meile väga korda nende meeste heaolu, aga see, et nende kaasmaalased haklijamasinas lõpetavad. Okei, ma ajan rahakotte praegu sassi, vabandust. Üks on üks äri, teine on teine äri. Okei, vabandust, izvinite. Programmi eesmärk on toetada Eestis elavaid Ukraina noori ja täiskasvanuid tööotsingutel, karjäärivalikute tegemisel ning tööturule sujuval sisenemisel. Ja mina mõtlen, et kas meil mitte see samune töötukassa otsihoolega koomale ei tõmba meie töötute toetamisel kärped ja igast muud asjad, sest vahendeid pole. Aga vabandust, jälle rahakotid läksid sassi. Otsime programmi täiendavaid tugiisikuid ja mentoreid, kes oleksid valmis toetama osalejaid Eesti eluga kohanemisel. Ja mina mõtlen, eestlastel endilgi käib see üle jõu, see kohanemine muutuvate aegadega ja drastiliselt kehvemaks muutuvate aegadega. No mis seal ikka? Võõrad on väärtuslikumad. Ma ei saa aru, mis efekt sellel on. Ma ei tea, näiteks on kinnine küla kogukond, tuleb keegi uus, põnev, huvitav, näitame kõik talle oma parimaid külgi ja siis omad jäävad nagu
varju, sest et nad on ju omad, nad on ja jäävad, aga see võõras, teda tahaks siia ja siis teeme endast kõik oleneva, et ta tahaks siia jääda. Ning aitama neil leida sobiva töökoha või jätkata õpinguid. Meil ka õpingute teemal tõmmatakse kokku, et ega mõhk ja tõlpa ei pea saama pakata, sorry. Meenutusi eelmisest saatest, mis asja meil mingi koduperenaised käivad õppimas, kuidas oma aeda kujundada. Halloo, meil on ukrainlased õpetada. Mentori või tugiisiku roll sobib inimesele, kes soovib panustada Ukraina inimeste paremasse lõimumisse, oskab kuulata, julgustada ja vajaduse korral praktilist nõu anda. On valmis toetama inimest töö või õpitee kavandamisel. Ukraina tööotsijad vajavad abi eelkõige Tartus ja Võrus. Huvitav, miks just Tartu ja Võru? Mis nagu mujal siis, kui on tellimus antud, et just Tartus ja Võrus tuleb neil võimalikult palju kanda kinnitada. Tugiisiku ja mentori töö on tasustatud. Kindel see, mis kirjutati üldse sellist asja tasustatud. Absoluutselt see on tasustatud. Siin on raha küll ja veel. Kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt, ehk siis müstiline rahapada. See on Euroliidu raha. Rahapada, aga kes sinna raha paneb? Ei tea, kes paneb Euroopa Liidu rahapatta raha. Äkki ise paneme ja ise pärast jagame mingiteks sellisteks tegelikult päris kurjadeks asjadeks. See, et võõrad sisse veetakse ja nende elu tehakse paremaks kui kohalikel, ajutiselt paremaks. Kui nad juba siin niimoodi on, et lahkumiseks on keeruline võimalusi leida, küll siis nad saavad sama soojaga kui tänased eestlased, aga ma ei rutta olukordadest ette. Ja siis me vaatame neid samuseid videoid, kuidas veetakse vägisi Ukraina mehi tänavatelt kodudest hakklihamasinasse ja kaudselt ka naisi. Ja seda tehakse kindlasti ka Vene poole peal, ma üldse ei kahtle selles. Aga mis minu jaoks niimoodi kõige otsesemalt mure on see on meie homne päev. Sest kui eesmärk on sõda siia suunata, sest BlackRock Vanguard on oma maad kätte saanud ja kõik on seal kirjasti ära jaotatud ja eestlased on rahad teele pannud, et ikkagi saaks see üles ehitatud nendele maailma kõige rikkamatele. Oma rahvas on seal laiali pillutatud, siis on aeg tulla Eestisse seda sama jama tegema. Zelenski käis nüüd Eestis ise koha peal, sest et ega ei ole turvaline Eestiga asju öelda, kui meil on siin mingid lehtmed ja raagid ja veel mingid tegelased, kes pääsevad võib öelda, et puhtalt ja sellistele usaldada siis laavatamine ja raha vahendamine. Halloo, mina Zelenski asemel oleks ka ise kohale tulnud, et davai, et pange mulle asjad kaasa. Või mis te arvate, mis seal autodes oli? Miks peab üldse nagu nii hunnik autosid olema saatmas? Okei, ma tegelikult ei arva, et nendes autodes oleks raha olnud. Ma isegi ei tea, miks peab selline ekipaaž kaasas olema. Aga raha me igal juhul anname. Kindel see, sest meie rahvas on vaja ju vaesusesse viia ja need, kes niite tõmbavad, nende korporatsioonid vajavad nuumamist. Ja meie lihtsalt teeme näo, et oi, me oleme nii hoolivad kas või omade arvelt. Ja siis ma olen märganud, et on selline kampaania reservväelaste teemaline reserveeritud. Raamatupoolskaari juuli peal reserveeritud. Ja mina mõtlen, et ma ei tea, ma kasutaks sõna okupeeritud, aga okei, see kõlab võib-olla liiga niimoodi drastiliselt reserveeritud. Ja Ukrainas olid ka ilmselt need 100 000 miljonid inimelud juba reserveeritud teatud eesmärgi tarbeks. Selline genotsiid. Ja meil on ka siis reserveeritud need reservväelased ja kõik lihtsad inimesed ka, tsiviilelanikud, kes on siis see nii-öelda casualty, lihtsalt võib hukka saada, sest sõja raames on tehtud ikka selliseid õudusi, et need inimesed, kes justkui rahu ja võidu nimel viivad korda massimõrvu, genotsiide, siis ma arvan, et täpselt see samune loogika, et Ameerika liitlane olla ei ole parem, ohutum kui olla vaenlane, sest neil lihtsalt nii ulmad.
ja see on isegi mitte Ameerika, ma räägin, see kõik teema on tsentrist juhitud. Need riigid, presidendid, nad on lihtsalt malendid mängulaual ja meil tuleb selles mängus valida Jumal. Mida iganes see kellegi jaoks tähendab, minu jaoks on see seisund. See on see seisund, kus ma ei saa öelda kurja, ma ei saa teha kurja, sest ma lihtsalt tunnen, et ma olen ühendatud mingi... See on seisund ja see on see, et kõik, mida ma teen, sellel on tagajärjed ja kui ma tahan, et maailm oleks parem paik, ma pean tegema seda läbi enda ja isegi kui mu vastas on inimene, kes provotseerib, kes otsib minu murdumist, siis ma ei saa seda anda. Hilja, kui ma avastasin ennast nii huvitavast kohast, kuna ma olen igasugu teemadest läbi tulnud ja enamjaolt ma tahan mõelda võitjana, jah, ma olen ka eksinud ja murdunud ja olnud mitte hea inimene sellises ideaalses käsitluses. Aga avastasin ennast hetkest, kus on situatsioonid, kus ma tunnen, et ma peaksin endast seisma, ennast kaitsma võitluseni välja ja siis ma mõtlen, et oota, aga äkki seda minult tahetaksegi, seda konflikti, minu energiat, eluenergiat ja seal samas, kui ma valin rahu, äkki ma lasen endale liiga teha ja siis ma jõudsin omadega sinna rahusse, et ma olen suuteline mõlemaks. Ma tean, et ma tulen toime iseenda kaitsmisega, ma tean, et ma tulen toime sellega, et ma ei provotseeru. Aga mis mind ääritab on see, et ma ei tea, kumba sellel hetkel valida, kumb see õige on. Selles keerulises kohas ma olen. Ja ei tule nagu mingeid selliseid märke ka, mille peale, aha, see on nii. Ja need situatsioonid on kuidagi järjest olnud, et mingi asja peal, okei, hea küll. Aga tuleb teine situatsioon ja need situatsioonid saagi otsa, mille peale mina olen võib-olla ongi see eesmärk, et ma provotseeruks, kaotaks oma rahu ja minu eluenergia läheks lekkima ja ma olekski pisike. Ja seal samas need asjad, mida ma tunnen, et ma ei pea taluma, kui ma talun ja ennast alla surun, et okei, ma ei taha tüli, siis teistmoodi teen ennast pisikeseks. Aga hästi, liiga palju isiklikku. Tahtsin rääkida suurematel, laiematel teemadel. Ja ERR-i uudistes näiteks räägiti, et droone Eesti õhuruumis polnud. Neid samuseid, mille möllu mina kuulsin, kuidas need hävitajad üle katuse panid muudkui ja neid taga ajasid. ERR ütleb, et polnud ja ma ei tea, see video nendest hävitajatest, kes neid taga ajasid, oli see siis AI looming või ma püüdsin mingi oma unenäo videosse. Heakene küll, aga need sõnumid, kus hoiatati õhuohu eest droonidega seoses, siis ma ei tea, kas need sõnumisaajad ka siis on lamemaalased uhuud ja vandenõu teoreetikud või lihtsalt kuskilt läks info liiga palju välja, sest siin on ka seda, et Soomes tuleb teade, ohuteade, need droonid on väidetavalt tulnud siit kaudu, aga meil on kõik hästi ja siis ütleb Michal, et eestlased on tublid. Ja siis ongi küsimus, et miks me ei usalda seda riigikaitset, et kas siis sellepärast, et me oleme riigivastased või me oleme selle mängu läbi näinud ja saame aru, et me peame ise ennast kaitsma selle hämmetuse eest. Ja kui õppustest õppida ei tohi, sest teema on nii habras, ma ei tea, Hanno Sollub ei taha enam Võrumaale tulla ja siis kõik need sõjardid, kes teevad nii sigadusi, ei tohi laita, ainult tohib kiita. Ja mulle tundub, et see on üleüldse sellise mehelikkusega tänasel päeval tugevalt seotud, et ei ole ainult see militaarsektor, aga erasektor. Juuksur rääkis loo, kuidas hiljaaegu oli mingi lugu, kuidas räägiti, et mehed on liiga memmekad ja memmepojad ja poisid on memmekad ja siuksed ühesõnaga hoiavad väga emade ligi ja nõrnad. Ja siis juuksuri mees ütles, et see on emade süü. Mille peale juuksur täitsa närvi läks ja ütles, kus need isad olid, kui see on emade süü. Ja ma mõtlen ka, et kus need isad olid, kui emad tegid poistest memmekaid. Jah, eks igaüks nüüd mõtleb oma elu üle järgi, et kuidas kellelegi on läinud, kes mida mingil hetkel on oluliseks pidanud. Ja ühesõnaga, mehi tohib ainult kiita.
kui sa kritiseerid või laidad, siis ega sellest midagi paremaks ei lähe. Saad lihtsalt teada, kui kohutav inimene sa ise oled. Ja ma räägin, see on ka meie riigikaitse tasandil. Ja siis ma hiljaaegu tabasin enda jaoks sellise huvitava seose kaitsevägi. Meil toimub päris palju rünnakut läbi selle spirituaalsuse, vaimsuse ja ma ise olen ka selle tee läbi käinud, kus oli nii vaimne ja siis, kui said mitu nätakat sisse nendelt, kelle kohta ma võin öelda, et šarlatanid, ravitsejad, mingi energiavärk ja siis, kui sul ikka mingit diagnoos pähe määritakse, öeldakse sa 30-sekski ei ela ja ütled, et kuule, et arst ei öelnud, et ma käisin arsti juures, tõstus midagi sellist ei ole, sulle öeldakse, oota, varsti tuleb. Mis sa võidki oodata, äkki tulebki. Aga mis elu see on? Ühesõnaga, kaitsevägi võib olla midagi ka sellist, kus sa läbidki selle vaimse maailma ahvatused, sest tavameditsiinist ei saabi, tava sellest tollest ei saabi, alternatiiv. Ja siis sa käid läbi selle teekonna, kus sa saad aru, et sinu enda vägi, mis tahes oludes, on sinu kõige tugevam pinnas. Ja sinu väe peale see mäng käibki nii sellel tavatasandil, alternatiivi tasandil, sinu vägi on vaja kätte saada. Ja siis ongi selline alternatiivne kaitsevägi, kus sa läbid selle õppuse isiklikest kogemustest ja saavutad parema ühenduse oma väega. Ja siis see vägi kaitseb sind ja see ongi selline natuke teistsugune kaitsevägi. Mitte siis see, et paneme kostüümid selga ja kaitseme kodumaad ehk lähme kaurilihaks ja kes siis kodu kaitseb, ei tea. Võib-olla see kodu on juba tagasi lääragi lubatud. Ja kogu selle sellise, võiks öelda natuke nagu pettumuse peale, kuigi ma ütlen, väga-väga häid mehi on olemas ja on mehi, kes lihtsalt ootavad seda küpsuse hetke, kus nad on valmis võtma vastu kõike seda kohustust, mida võib-olla nii ühiskond ootab liiga vara nendelt, sest et vanasti kuidagi asjad käisid loomulikumalt ja varem, aga see keskkond ei ole enam see. Esiteks, sa ei saa ennast tõestada, seda mehelikkust tõestada, sul ei ole füüsilise tööga nii palju kontakti, et sul sedapidi see tervik toimiks ja siis ma natuke vahepeal mõistan neid naisi, kes selle meelehärmi asemel valivad haridustee ja karjääri, millest põgenevad selle väljavaate eest, et äkki asjad lähevad nässu ja siis oled üksikema. Õudne, häbi. Hiljaga mul üks tuttav rääkis, et mehel on kogu aeg midagi teha ja lapse etendused ja asjad, ta peab muudkui üksinda käima. Ja siis ma torkasin kohe järgi, et nagu üksikema käid siis ja siis ta ütles, sa sõnastasid nüüd selle ära ja aga ma ütlen, et see Eesti tulevik, see sõltubki nendest vapratest naistest, kes ei karda seda silti ja mingit sõnu, mida siis võidakse kasutada või seda suhtumist, just kui üksikemad oleks kuidagi. Ma ei tea, ma ise olen seda aeg-ajalt tajunud, et üksikemadesse suhtutakse teisiti ja siis ongi see rahupunkt, et ma tean, mis põhjusel ma mingitel hetkedel mingeid valikuid olen teinud. Ma tean, et minu hingel ei ole seda pattu, et ma oleks kedagi ära tapnud lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, mõtlesin ümber, ma ikka ei taha. Või minu keha, minu valik, ma mõtlesin nüüd ümber. Või ma ei tea, see mees on ikka liiga vastutustundetu. Ma ei saa ju siis last saada. Ja siis oled nii vastutustundlik, et tapad kellegi ära. Et jah. Ja oli üks saade isegi, lühivideo saatest, kus üks mees siis rääkiski, et ta naisel on erinevatest suhetest lapsed, et kas see naine on siis vähem väärtuslik kui need, kes on teinud meeletult aborte ja on lastetud. Ja vastas oli siis kamp noori naisi, sellised kenasti avarad dekolteed ja kõik väärtus, mis neil on, see oli pildis. Ja siis vastus oli, et jah, olekski väärtuslikum. Ja siis ma saangi aru, et ma ei peagi neid mõistma ja nemad ei pruugi mind mõista ja see on täiesti okei. Ja üldse mitte arvustada või pisendada need naised, kes valivadki siis haridustee
pere loomise, laste saamise asemel, kas või teatud mingi ajanigi, näiteks 30-35 avastavad, et nüüd on kõike juba muud tehtud, vaatame äkki see pereelu ei olegi midagi nii hirmsat. Või hakkab see bioloogiline kell niimoodi tiksuma, et sa lihtsalt ei suuda teda enam ära summutada. Ja see haridus, mida meil tänapäeval antakse, doktoreid tuleb nüüd niimoodi, et Andres Raid on sellest rääkinud saadetes varasemalt, doktoreid tuleb kõvasti. Ja minu arust või selline hiljaaegu tekkinud seos on doktorivorstiga, et väga palju liha seal ei ole. Ongi selline laadne toode. Ja miks ma veel arvan, et meie haridus käib alla, sest me ise inimestena me jääme järjest kehvemaks intellektuaalse poole pealt. Sõbranna hiljaaegu ütles, et ta oli tükk aega võtnud hoogu, et oma vanu kirjandeid lugeda, et need siis ära põletada. Justkui midagi, et issand, kui rumal ma kunagi olin. Ja ta sai siire üllatuse, kui tark ta on kunagi olnud. Et meeletu mandumine on toimunud. Ma ise tunnen ka enda puhul seda aeg-ajalt. Mis ma teengi mingeid pisikesi asju. Stiilis, et ma lühivideoid ei vaata. Seda sellist aju hetke stimuleerimist ja lahtilaskmist. Ma tunnen, et see kulutab meeletult. Kui ma käin poes ja ostan kaalu asju, ma jätan neid numbreid meelde niimoodi, et ma võtan erinevad asjad ja siis ma jätan meelde, mis numbrid need olid, mis ei ole mingi kõrge matemaatika. Aga ma tunnen, et ma lähen järjest osavamaks selles. Ja see kõlab, ma tean, hästi mingi pisi asjana. Aga kui me nüüd arvestame, kui vähe me oma aju peame kasutama igapäevaselt, sest kõik on nuti-pluti, kõikesed järgivad, mitte midagi ei pea meelde jätma. Mul on märkmik ka, kus on kõik ilusti kellaajaliselt kirjas. Ei pea niimoodi, et täna mul oli see asi kell 3. Lihtsalt ei ole võimalik, sest asju on palju. Ja kui väga tahta oleks võimalik, aga kui ma panen näiteks kuu aja pärast mingi aja kirja ära, ma ilmselt ei mäleta seda, sest asju on palju. Ja mis puudutab seda memmekate teemat, siis sellel tegelikult on hoopis karmimad tagajärjed, mis veel võib peletada naisi sellest pere ideaalist eemale. Ja praegu on suur trend lühivideote seas. Ma olen paar ikka trehvanud ja siis ma juba, kui viskab selle valimi ette, siis ma näen, et seal on jälle see sama teema, kuidas naised siis võtavad vahele neid mehi, kes on petnud ja näitavad nende Tinderi profiile ja nii edasi. Ja ma arvan, et see ei mõju ka sellele õhustikule hästi, aga usaldame ja proovime. Ja siis ollaksegi üksteise suhtes sellised vaenulikud, hirmul, liigagi ettevaatlikud. Ja liigne ettevaatlikkus vaatamist Amaljuka lehte ja siis on mingigi ülevaade inimesest. Midagigi eelinfoks on ju. Ja siis, kust tulevad need mehed, kes hakkavad naist otsima mujalt? Nad tulevadki sealt, kus nad naisest teevad endale ema, aga kus sa tegelikult tahad, et naine oleks sul ka, et see, et sul naisest sai ema tehtud, üks roll on täitmata, naist sul ikka pole. Ja siis otsitaksegi küla pealt see naine. Ja siis on justkui komplekt koos, aga see komplekt on selline, et võõra puslejupid ei tee sellest puslest ilusat pilti, segadus tekib. Ja hakkab häirima seda tervikpildi ilu. Ja natuke segapudru teemad üksteisega jooksevad sisse, aga annan endast parimat. Vahepeal mul enda mõtetegagi on keeruline toime tulla, sest paralleelselt ja sealt tekivadki need seosed, see doktorivorst ja doktorikraad ja tekivadki huvitavad seosed, aga enda väljendamist teinekord teeb see keerulisemaks. Ja kunagi oma YouTube'i videotega alustasin selle mõttega, et ennast saada paremasse kontakti enese väljendusega ja see tegi oma töö ära, suur hulk videoid on nüüd ära kustutatud, sest ma tunnen, et see aeg sai otsa ja on mingi uus etapp. Aga doktori juurde nüüd meditsiini mõistes. Meditsiinis peetakse sõna doktor millekski kvaliteedi näiteks, tegemist on doktoriga, haritud inimene, kogemusega inimene, usaldus ja kuidas sa meditsiini asjades, keda sa siis veel usaldad, kui mitte arste?
doktoreid. Ja hiljaaegu doktor Andrew Kaufman kirjutas oma Facebooki lehel, täpsemalt 8. juunil, see on rituaal. Ajusurma mõiste loodi selleks, et eetiliselt õigustada elundite eemaldamist kehadest, mis veel näitavad elumärke. Elundite säilitamiseks tuleb operatsioon teha ajal, mil vereringe on veel olemas. Ebamugav reaalsus, millest paljudele inimestele kunagi ei räägita. See tõde on põhjus, miks patsientidel pole haruldane operatsioonilaual elumärke näidata. On lugematu arv lugusid inimestest, kes on pärast ajusurnuks osutumist täielikult paranenud. Kujutage ette, kui palju inimesi oleks siia jäänud, kui neid poleks ajusurnuks osutunud. Kui palju inimesi oleks suutnud paraneda, kui neid poleks ajusurnud. Vabandage, siin on mul endal mingi tõlkeviga sees. Eemalduge meditsiinisüsteemist, vähendage oma võimalusi, et see teiega juhtub. Ja siin on siis reklaamikoht sellel doktoril. Reklaamikoht küll, aga see ei vähenda teema olulisust. Annan teile selle kuu tasuta meistriklassiga jõudu meditsiinisüsteemist lahkuda. Klõpsake all oleval lingil ja õppige, kuidas erakorralise meditsiini osakonda mitte sattuda. Ja 9. juunil oli tal ka üks jagamist väärt postitus. Mind ei saa kõigutada. Pole tähtis, kui kaasa haarv on turundus või kui muret tekitav on viimane meedia pealkiri, mind ei kõiguta. Minu enesekindlus põhineb millelgi sügavamal kui trendid. Ma tean, et mu keha töötab minu kasuks. Mind ei veena uusimad tehnoloogiad ja ma ei ole vastuvõtlik ise hakanud tervisekulude taktikale. Ma tean oma standardeid ja need on kindlalt juurdunud loomulikus tervenemises. See muudab tervishoiu märkimisväärselt lihtsaks. Ma ei pea jälgima igat uut kampaaniat ega dešifreerima uusimaid manipulatsioone, mis on loodud vastuseisu tekitamiseks. Ma juba tean tõde. Parim asi, mida ma oma tervise heaks teha saan, on toetada oma keha kaasa sündinud võimet terveneda. Me ei vaja tõelise tervise saavutamiseks midagi väljaspool iseennast. Me saame luua tõelisi ja püsivaid muutusi, austades ja toetades omaenda bioloogiat. Doktor on rääkinud. Mis ma ei hakka vastu vaidlema. Aga Maximas käies mingi vaktsiinipropaganda ikka käib seal muusika vahele sekka, et mõtled, et hea, ma ostan seda, see on hea, toon hea ja siis kõrgu tuleb ja see on ka väga hea, päästis sinu vanemad, päästab sinu, päästis sind, päästab su lapsed. Aga mida kõike kurja on tehtud? Kui me nüüd mõtleme sellele, see samune, kes on öelnud, et rahvast on liiga palju, aga seda arvu saab reguleerida vaktsiinidega. Ma pean siis silmas ärimees pilli. Jah, ei rahvast ei ole liiga palju, ahnust on liiga palju, aga kuna need, kes seda äri ajavad, on parajalt ahned, siis nad ei näe probleemi oma ahnuses, vaid näevad probleemi inimestes, lihtsates inimestes. Ja niisamuti käib meil suur päikese varjutamine, justkui see on ka midagi head, sest teie populatsioon on hea, sa hoolid ju planeedist, mis mõttes sa siin raiskad ressurssi? Ja päike minu jaoks, ma olen päikse-inimene, kui päike on väljas, on palju kergem olla. Mis tahes olukorrad on, ükskõik kui keeruline on, päike aitab. Ja teaduslikult tõestatud hormonaalsüsteemi toetab tervenemist, mida kõike ma olen päikse kohta lugenud, mis see tegelikult head teeb. See, et päike põhjustab nahavähki. See nahavähi, selline lai levimine, esinemine õigemini, sai alguse siis, kui hakati ennast päiksest kaitsma kreemidega, blokaatoritega, mis takistasid siis päikse hea töö tegemise. Ja siis ma mõtlen, et kui siin käib nende pilvede abil päikese varjutamine, mis on fakt, ja samal ajal on see päiksepaneelide äri stiilis, et me saame selle hoone renoveerimiseks seda toetusraha ainult siis, kui me paneme sinna päikesepaneelid katusele. Lasteaia ehitus, suur tekst väljas, nullenergia, ligi nullenergia. Ja mina mõtlen, mis kuramuse mantra see on, nullenergia, energia paha, meil on nullenergia, meil on ligi nullenergia, sest nullenergia on hea. Mina mõtlen, et energia on nagu päris hea asi. Elamiseks on energiat vaja. Ja see, et need päiksepaneelid katustel on, ega ennem see trall ei lõppe, kui selgub, et kindlustused enam ei taha kindlustada näiteks neid tulekahjusid, kus päikesepaneelide tõttu on hooned maha põlenud, sest päästetöötajad ei saa neid hooneid nii ilesti kustutada kui neid, millel pole neid päiksepaneele peal. Aga jah,
mis seal ikka? Mina tegelen hoiatamisega, kes tahab tegeleda mitteuskumisega, siis ise vastutate. On fakt, et päikest varjutatakse, on fakt, et need triibud, mis taevas on, see ei ole mingi kondents. Sellel on sinder eesmärgid, miks muidu kõigepealt eitati, need on lihtsalt reilennukid. Tulevad X punktist, teevad oma sigri-migri Eesti kohal ära, jutid taga, mis tükk aega hääbuvad, järgmist päeva ilma võib selle järgi ennustada. Siis nad lähevad tagasi oma punkti. Ja siis, jah, nad mingeid asju ikka nagu pritsivad seal. Me saame kõike teada hiljem. Ja ainuke variant asju teada õigeaegselt või natuke ettegi on teooriatele. Mis ei olegi teooriad, mis on lihtsalt sellised, ma ei tea, vangatamine. Et vanga ütles ette, me ka siin vangatame, et tuleb see, tuleb too. Ei pea tulema, ei pruugi tulla, aga kui me ei teadvusta, mis tulemas on, mida plaanitakse, siis jah, võib minna kehvaks. Aga kuna me oleme heaoluühiskonnas, siis samal ajal meil on heaoludisainerid ja hea. Ja siis sa lihtsalt pead endasse võtma selle tunde, kui hea see kõik on. Ja elada selles tundes on väga lihtne, sest ümberringi teised ka. Ja kui kisub natuke käest ära, siis lähed käid selle kitlistiileri juures ja jälle on mõnus olla. Nii, ajalooliselt, mida on nende pritsimistega tehtud ka üllal eesmärgil? Agent Orange, ma nüüd ei teagi, ma ise võtsin selle kiiruga tõlkida. Agent Orange, agent võib tähendada tõlkes ka vahendit, vahend Orange, on keemiline herbitsiid ja lehtede tõrjevahend. Vietnami sõja ajal kasutasid Ameerika Ühendriikide relvajõud koos Lõuna-Vietnami sõjaväega seda operatsioonis Ranch Hand 1962–1971, mis oli osa laiemast herbitsiidsõja kampaaniast, mille eesmärk oli jätta Vietnami Kongo rahvaarmee taimkattest ilma. See kuulus taktikalise kasutusega herbitsiidide rühma, mida tuntakse vikerkaare herbitsiididena. Meil ka mingi vikerkaare sõda käib, on ju. Aga mitte see vikerkaar, vaid see kuue värviline vikerkaar, mis ei ole vikerkaar. Agent Orange'i kasutasid varem britid Malaia hädaolukorra ajal, mis mõjutas selle hilisemat kasutamist USA's. Peamiselt oli see 2 herbitsiidi 2,4,5 tõh ja 2,4D võrdsetes osades segu, mis sisaldas jälgi 2,3, 2,7, 2,8 DCDD-d. Dioksiiniühendit, mis on tuntud kui kantserogeenne ja püsiv orgaaniline saasteaine. Agent Orange'i hakati Ameerika Ühendriikides tootma 1940. aastate lõpus ja seda kasutati tööstuslikus põllumajanduses ning seda pihustati ka raudteede ja elektriliinide äärde metsade alusmetsa kontrollimiseks. Vietnami sõja ajal hankis USA sõjavägi üle 20 miljoni USA galloni, see on 76 miljonit liitrit. Seda tootsid 9 keemiaettevõtet, sealhulgas Dow Chemical Company ja Monsanto Company. Monsanto. Siin seal ette tulnud on ju. Miks ma võtan täna seda teemat natuke põhjalikumalt ette lugeda, pikemalt ette lugeda, on see, et need on faktid, avalik info. Ja seda tehti õilsal eesmärgil. Ja mida kõike tehakse täna meil õilsal eesmärgil. Ja miks see mul mind kõige rohkem riivas, mis pani mind seda niimoodi ette võtma teemat, olid pildid lastest, väärarenguga lastest. Kuidas nägu ei ole oma koha peal, silmad ei ole nina suhtes seal, kus nad peaks olema, füüsilised väärarengud ja need emad. Nende emade pilk. Need võisid olla ka lihtsalt hoolekandjad, ma ise oletasin, et emad, sest see pilk, sa vaatad seda last, sul on kahju, sul on valus, aga sa näed ka seal pildil seda ema armastust. Ja siis mõelda, et selle julmuse taga on keegi, kes on meie liitlane riigi mõistes. Aga tsentris tahavad need asju tegelased, kellel omavahel on mingi liitlusside, aga kõik muu on lihtsalt inimvahendid. Agent Orange'iga kokkupuude on seotud sünnidefektide, pahaloomuliste kasvajate, südame-veresoonkonna haiguste ja diabeedi sagenemisega. Teaduslikud uuringud kokkupuute ja terviseprobleemide vahelise põhjusliku seose kohta on endiselt puudulikud, pilte vaadates ja lihtsalt juhuslikult hakkasid lapsed sündima selliste väärarengutega või
USA valitsus on dokumenteerinud leukeemia, Hodgkinsi lümfoomi ja mitmesuguste vähivormide juhtumeid vahendiga kokku puutunud USA veteranidel, kuid pole järeldanud põhjuslikku seost ega usutavat bioloogilist kantserogeenset mehhanismi. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskused tuvastasid vahendiga kokku puutunud USA veteranide laste sünnidefektide sagenemise. Ehk siis see ei ole see, et sa täidad käsku. See kõik saab su kunagi kätte, varem või hiljem. Ja kui see saab su kätte, su laste näol, kusjuures ma ei tea, kas see on vandenõuteooria, aga need tüübid, kes siin käivad seda kakapritsi meil taevasse tegemas, need pidid olema konkreetselt sellised inimesed valitudki, kellel pole peret, lapsi, mitte mingit sellist inimlikkust oma elus. Nad lihtsalt on inimtööriistad, kes teevad selle töö ära. See keemia, mida pritsitakse, sa ei pea olema keemikukradiga, et aru saada, see pole okei. Ma ei tea, kuidas nendeni see tagajärgi jõuab, aga jumaliku kohtu ees oleme kõik võrdsed. Agent Orange'i mõju Vietnamis hõlmab tervise ja ökoloogilisi tagajärgi. Vietnami valitsuse andmetel puutus Vietnamis kokku kuni 4 miljonit inimest ja kuni 3 miljonit inimest Agent Orange'i tõttu haigestunud. Samas kui Vietnami Punase Risti hinnangul on Agent Orange'iga kokkupuute tagajärjel puude või terviseprobleemidega kokku puutunud kuni 1 miljon inimest. Punane Rist ei ole üldse nii midagi helget kaunist. Punane Rist on ka selline teatud kohast juhitud organisatsioon. Vietnami valitsus määratles Agent Orange'i ohvrid, võttes arvesse nende elukohta, perekonna ajalugu ja seda, kas terviseprobleemid on seotud Agent Orange'iga. USA valitsus on neid arve nimetanud ebausaldusväärseteks. Sest vaata, kui sa kellegi kohta ütled ebausaldusväärne, siis just kui see teine on, aga sina ise kindlasti mitte, sest sa ju kasutad tema suhtes seda. Ja kui guugeldada Agent Orange, Agent Orange, need fotod, see ei ole võimalik, et see on midagi juhuslikku. Aga jätkan teemaga. Agent Orange on Vietnamis põhjustanud ka tohutut keskkonnakahju. Seda on arvukad juristid, ajaloolased ja teised akadeemikud kirjeldanud ökotsiidina. Üle 7 700 000 aakri, see on siis 3 100 000 hektarit, ehk 12 000 ruutmiili. Troopilist metsa defolieeriti, siis tehti lehtedest puhtaks. Defoliandid õõnestasid puude ja seemikute varusid, muutes metsa uuendamise paljudes piirkondades keeruliseks. Loomaliikide mitmekesisus on järsult vähenenud võrreldes pritsimata aladega. Aga ei, need seal kohalikud on ebausaldusväärsed ju. Agent Orange'i kasutamine Vietnamis tõi kaasa arvukalt kohtuasju. ÜRO ratifitseeris Peaassamblee resolutsiooni 31 kaldkriips 72 1976. aastal ja keskkonnamuutuste konventsiooni 1977. aastal. Keemiarelvade keelustamise organisatsiooni OPCW määratluse kohaselt ei peeta Agent Orange'i keemiarelvaks, kuna seda ei kasutatud inimeste tahtliku surma või kahju tekitamiseks oma mürgiste omaduste kaudu. Nii USA kui ka Vietnami veteranide ja tsiviilisikute nimel on esitatud kohtuasju kahjude hüvitamiseks. Selle aine toksikoloogiast. TCDD on dioksiinidest kõige mürgisem ja USA Keskkonnakaitseagentuur EPA on klassifitseerinud selle inimese kantserogeeniks ehk siis vähipõhjustajaks. TCDD rasvlahustuv olemus põhjustab selle kerget akumuleerumist toiduahelas ja võib kehasse kergesti siseneda füüsilise kontakti või allaneelamise kaudu. Kui TCDD seondub tsütoplasmaatilise atrüülsüsivesiniku retseptoriga AHR, mis on transkriptsiooni faktor, liigub valkrakutuuma, kus see mõjutab geenide ekspressiooni. USA valitsuse aruannete kohaselt kuivab Agent Orange pärast pritsimist kiiresti, kui seda ei seota keemiliselt bioloogilise pinnaga, näiteks pinnase, lehtede või rohuga ning laguneb päikesevalguse käes tundide või päevade jooksul, mistõttu see ei ole enam kahjulik. Ja kuidas selle asja arendamine on välja näinud? Osana Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi püüdlusest luua teise maailmasõja ajal kasutatavaid herbitsiide töötasid välja mitu herbitsiidi. Nende hulka kuulusid, nüüd on terve nimekiri igasugused neid herbitsiide,
1943. aastal sõlmis Ameerika Ühendriikide armee osakond lepingu botaaniku ja hiljem bioeetiku Arthur Galstoniga, kes avastas hiljem Agent Orange'is kasutatud defoliandid ja tema tööandja Illinoisi ülikooliga Urbana-Champaigns, et uurida 2,4D ja 2,4,5D mõju teraviljadele, sealhulgas riisile ja laialehistele põllukultuuridele. Illinoisi ülikooli magistratuuris ja magistriõppes keskendus Galston oma uurimustöös ja dissertatsioonis keemilise vahendi leidmisele, mis paneks sojaubasid õitsema ja vilja kandma varem. Ta avastas, et 2,3,5 triiodobenzoehappe, THIBA lühend, kiirendab sojaubade õitsemist ja et suuremates kontsentratsioonides see defolieerib sojaubasid. Nendest uuringutest tekkis idee kasutada herbitsiidide õhust pritsimist vaenlase põllukultuuride hävitamiseks ja toidu varustatuse häirimiseks. Nüüd tuletame meelde varem öeldud keemiarelvade keelustamise organisatsiooni määratluse kohaselt ei peeta Agent Orange'i keemiarelvaks, kuna seda ei kasutatud inimeste tahtliku surma või kahju tekitamiseks oma mürgiste omaduste kaudu. Nii, aga siin on just lause, et nendest uuringutest tekkis idee kasutada herbitsiidide õhust pritsimist vaenlase põllukultuuride hävitamiseks ja toiduga varustatuse häirimiseks. Ei no ega näljasurma pole ju keegi surnud. 1945. aasta alguses viis USA armee läbi erinevate 2,4D, 2,4,5D segude katseid Bushnelli armee lennuväljal Floridas. Selle tulemusel alustas USA 2,4D ja 2,4,5D täismahus tootmist ning oleks seda kasutanud Jaapani vastu 1946. aastal operatsioonil Downfall, ajal kui sõda oleks jätkunud. Sõjajärgsetel aastatel testis USA 1100 ühendit ning palju lubavate ühendite katseid tehti Briti jaamades Indias ja Austraalias, et teha kindlaks nende mõju troopilistes tingimustes. Samuti USA katsepolügoonil Floridas. Meil ka siin on üks harjutusväli. Aastatel 1950–52 viidi Taganchikas, Kikores ja Stunjansas läbi katseid, et testida puutõrjevahendeid ja defoliante troopilistes tingimustes. Kasutatud kemikaalid olid 2,4D, 2,4,5D ja endotal, 3,6 endoksoheksahüdroftaalhape. Aastatel 1952–53 juhtis üksus 2,4,5D õhust pritsimist Keenias, et hinnata defoliantide väärtust tsetsekärbeste tõrjel. Et 7 kärbeste pärast sai seal Keenias testitud. Jah, muidugi 7 kärbeste pärast, mis te siis mõtlesite, et kohalike peale äkki või väga inetu. Eks igaüks mõtleb oma rikutuse tasemel. Varajane kasutamine. Malaias uuris Imperial Chemical Industries kohalik üksus defoliante umbrohutõrje vahenditena kautšuki istandustes. Malai rahvusliku vabastusarmee teeäärsed varitsused olid Malai hädaolukorra ajal Briti rahvaste ühenduse vägedele ohuks. Varitsuskohti varjata võivad aimestiku lehtede eemaldamiseks tehti mitu katset, kuid käsitsi eemaldamine osutus odavamaks. 2 teadlast E.K. Woodford põllumajandusuuringute nõukogu eksperimentaalse agronoomia üksusest ja H.G.H. Kearns Bristoli ülikoolist kirjutasid üksikasjaliku ülevaate sellest, kuidas britid katsetasid herbitsiidide pritsimist. Pärast Malai hädaolukorra lõppu 1960. aastal arvestas USA Briti pretsedenti, otsustades, et lehtede eemaldajate kasutamine on seaduslik sõjapidamistaktika. Riigisekretär Dean Rusk teatas president John F. Kennedyle, et britid on loonud pretsedendi herbitsiididega sõjapidamiseks Malaias. Ja Vietnami sõja ajal nägi kasutamine välja nii. 1961. aasta keskel palus Lõuna-Vietnami president Ngo Dinh Diem Ameerika Ühendriikidel aidata lehtede eemaldamisel lopsakal džunglis, mis pakkus varju Põhja-Vietnami armeele ja Vietkongidele. Sama aasta augustis viisid Vietnami Vabariigi õhuväed Ameerika abiga läbi herbitsiidi operatsioone. Diemi palve algatas poliitilise debati Valges Majas ning Välisministeeriumis ja Kaitseministeeriumis. Paljud USA ametnikud toetasid herbitsiidi operatsioone, osutades, et britid olid Malaias juba 1995. aastatel herbitsiidi ja lehtede eemaldajaid kasutanud. 1961. aasta novembris andis Kennedy loa operatsiooni Ranch
Ranch Hand käivitamiseks, mis oli Ameerika Ühendriikide õhujõudude herbitsiidiprogrammi koodnimi Vietnamis. Herbitsiidi operatsioone juhtis ametlikult Lõuna-Vietnami valitsus ehk siis omad, nii nagu meil siin need omad. Ja kui nüüd mõelda, et Ameerika ütleb ebausaldusväärne ja siiani tahete vastutust võtta, mis te arvate, et nad siin mingeid vastutustundlikumaid asju meil ajavad või kui neil meid vabad käed on ja kohalik valitsus kõigele kaasa noogutab, kõigega nõus on. Vietnami sõja ajal aastatel 1962–71 pihustas Ameerika Ühendriikide sõjavägi Vietnamis, Laose idaosas ja Kambodža osades operatsiooni Ranch Hand raames ligi 20 miljonit USA gallonit ehk siis 76 miljonit liitrit mitmesuguseid kemikaale. Ja täpsemalt siis Vietnamis, Ida-Laoses ja Kambodža osades, saavutades haripunkti aastatel 1967–69. Ja nagu britid tegid Malaias, oli USA eesmärk defolieerida maapiirkondade metsamaad, jättes sissid ilma toidust ja peidupaikadest ning puhastades tundlikke alasid näiteks baaside perimeetrite ümbrust ja võimalikke varitsuspaiku teede ja kanalite ääres. Samuel B. Huntington väitis, et programm oli ka osa sunniviisilise linnastumise poliitikast, mille eesmärk oli hävitada talupoegade võime maal end ülal pidada, sundides neid põgenema USA domineeritud linnadesse ja jättes sissid ilma nende maapiirkondade toetusbaasist. Nii, hea küll, sissid saadakse linnadesse, aga need teised inimesed, need, kes lihtsalt tahtsid normaalset elu elada ja see linnastumise surve tänases Eestis ka on lihtsalt ajuvaba. Igasugu maal elama kampaaniat, kui samal ajal maaelu välja suretatakse, on piinlik näitemäng. Agent Orange'i pihustati tavaliselt helikopteritelt või madalalt lendavatelt C-123 provider lennukitelt, mis olid varustatud pihustite, MC-1 Auruklassi pumpsüsteemide ja 1000 USA galloni ehk 3800 liitri kemikaalipaakidega. Pihustamist tehti ka veoautodelt, paatidelt ja seljakotipritsidelt. Kokku kasutati üle 21 miljoni USA galloni. No seda numbrit on siin juba läbi käinud ka. Esimene herbitsiidide partii laaditi maha Lõuna-Vietnami Tan Son Nhuti õhuväebaasis 9. jaanuaril 1962. USA õhujõudude andmed näitavad, et operatsiooni Ranch Hand jooksul toimus vähemalt 6542 pritsimismissiooni. 1971. aastaks oli 12% Lõuna-Vietnami kogu pindalast pritsitud lehtede eemaldamise kemikaalidega, mille keskmine kontsentratsioon oli 13 korda suurem kui USA põllumajandusministeeriumi soovitatav koduseks kasutamiseks mõeldud kogus. Nii. Nüüd mõelda, mida toodab see Monsanto, see, kuidas meil tänavatelgi pritsitakse, et umbrohi ei kasvaks. See, kuidas, ma ei tea, kas igal pool, lihtsalt ma olen trehvanud mingite topsikutega lastakse ringi. Sest et lihtsalt umbrohu ärakakkumine on ju selline, ma ei tea, stagneerunud tegevus. Mürgitame ära, loomad kõnnivad oma käppakestega, käppadega pärast diivani peal, lapsed seal kätega diivani peal, pärast näpud suhu või lapsed kõnnivad ringi ja puutuvad, kukub mingi asi maha, võtad üles. Päris õudne. Ja mis veel mind siin jäi painama on see, et ega meil ka siin on puudelehtedel mingeid kummalisi kärbumisi. Jah, võib öelda, et mingid lehehaigused ja nii edasi, aga on inimesi, kes sellest teemast jagavad ja ütlevad, et no need ei ole küll mingid lehehaigused. Ja kes tahab naerda selle peale, palun väga, Chemtrail Eesti avalik grupp, minge naerge seal mingi 5. või 10. video peale või postituse peale, kui te olete suutelised lugema, ehk siis rohkem kui lihtsalt irvitama. Võib-olla hakkate ka kaasa mõtlema, et mis kuradi kohas ma elan. Ainuüksi Lõuna-Vietnamis hävitati hinnanguliselt 100 000 ruutkilomeetrit põllumajandusmaad. Mõnes piirkonnas oli TCDD kontsentratsioon pinnases ja vees 100 kordi suurem kui EPA poolt ohutuks peetav tase. Kampaania hävitas 20 000 ruutkilomeetrit mägismaa ja mangroovimetsi ning 1000 ruutkilomeetreid põllukultuure. Kokku pritsiti 9 aasta jooksul vähemalt üks kord üle 20% Lõuna-Vietnami metsadest,
Aastatel 1965–71 pritsiti vähemalt 1 kord 3,2% Lõuna-Vietnami haritavast maast. 90% herbitsiidide kasutamisest oli suunatud lehtede lammutamisele. Ja siis ma mõtlen, et ma ei tea, meil siin hakatakse laskma kõigist NATO relvaliikidest, vabandust, tahetakse hakata laskma. Ja samal ajal me oleme Euroopa Liidu maheala ja see samune organisatsioon, mis jagab akna toetusi ja fassaaditoetusi, sest et siis sind ei häiri, et sa elad sellises mürgitatud piirkonnas ja nii palju müra ei kosta ja vibratsiooni vastu pole küll mingid meetmeid või rahasid jagatud, aga mis siis midagigi saate, et ei saa öelda, et midagi ei saa või teist ei hoolita. Seesama organisatsioon siis ütleb, et Euroopa Liidu maheala. Ja ma olen palunud seda nendel selgitada, kuidas võimalik on. Seal on terve tagumiku täis inimesi, seal on nii palju inimesi, ja seal on toredaid inimesi ka selles samas organisatsioonis. Aga üks päev ma nägin just, et nad läksid bussiga mingile ekskursioonile. Ja ma lihtsalt vaatasin seda kaadrit ja mõtlesin, appi, raha lihtsalt põleb. Jälle minnakse kuskile, tehakse grupi pilti, päevarahad, mida iganes. Bussisõidud, värgid, kõik makstakse kinni, raha lihtsalt põleb ja need inimesed selles udus ei suuda näha läbi, et see asi ei klapi. Mis eesmärgiga seda organisatsiooni, need arenduskeskusi peetakse, eks aeg näitab neile, kes suudavad näha. USA sõjavägi hakkas toidukultuuri sihtima 1962. aasta oktoobris, kasutades peamiselt sinist agenti. Ameerika avalikkust ei teavitatud põllukultuuride hävitamise programmist enne 1965. aastat. Ja siis arvati, et põllukultuuride pritsimine oli alanud sel kevadel. 1965. aastal oli 42% kogu herbitsiidi pritsimisest pühendatud toidukultuuridele. Toidu. Ehk siis mitte lihtsalt, et need lehti ei oleks seal ees, et me näeks vaenlast, vaid toidukultuurid. Et vaenlane nälgiks. Lihtne inimene ei ole vaenlane. Kas lihtne inimene on lihtsal inimesel vaenlane? Kas eestlane on venelasel vaenlane? Kas Iraani ja Iisraeli vahel vist ei saa seda paralleeli tuost Iisraeli inimene, kui need tänavaküsitlusi vaadata, see on ikka jõhker. Nende jaoks kõik, kes pole nende päritolu, ongi loomad. Aga lihtsalt nagu terve normaalne inimene ei suuda näha vaenlast teises inimeses. Kui see teine inimene teda just parasjagu ei ründa, aga see, et teda ründaks, eeldab suurt ajupesu ja meil seda ajupesu tehakse praegu sellise survega, et kukub pikali. 1965. aastal öeldi USA kongressi liikmetele, saagi hävitamist peetakse olulisemaks eesmärgiks, kuid programmi avalikus mainimises rõhutatakse tavaliselt džunglilehtede langetamist. Programmide esimene ametlik tunnustus tuli välja Välisministeeriumilt 1966. aasta märtsis. Kui saak hävitati, kompenseeris rahvuslik vabastusrinne toidukaotuse kohalikest küladest veelgi rohkem toitu konfiskeerides. Mõned sõjaväelased teatasid, et neile öeldi, et nad hävitavad sisside toitmiseks kasutatud saaki, kuid hiljem avastasid nad, et suurem osa hävitatud toidust oli tegelikult toodetud kohaliku tsiviilelanikkonna toetamiseks. Will Vervi kirjutas 1977. aastal, et ökoloog Arthur H. Westingule öeldi 1969. aasta Guangnai provintsi visiidi ajal, et provintsis oli 1970. aastaks heaks kiidetud 15 saagi hävitamise missiooni. Vervei sõnul oleks neist missioonidest piisanud 85% provintsi põllumaade katmiseks ning need oleksid põhjustanud näljahäda ja jätnud 100 000 inimesi toiduta või alatoidetuks. Kuigi polnud selge, kas kõik heaks kiidetud missioonid tegelikult ellu viidi. Ameerika teaduse edendamise assotsiatsiooni aruande kohaselt oli herbitsiidi kampaania 1970. aastaks häirinud enam kui 600 000 inimese toiduga varustatust. Paljud tolleaegsed eksperdid, sealhulgas taimefüsioloog ja bioeetik Arthur Gaston, olid herbitsiide sõjapidamise vastu. Kuna olid mures kemikaali valimatu laiale alale pritsimise kõrvaltoimete pärast inimestele ja keskkonnale. Juba 1966. aastal esitati ÜRO-le resolutsioonid, milles süüdistati USA'd 1925. aasta Genfi protokolli rikkumises, mis reguleeris keemia ja bioloogiliste relvade kasutamist rahvusvahelistes konfliktides. USA lükkas enamiku resolutsioonidest tagasi, väites, et agent Orange'i ei ole keemia ega bioloogiline relv.
Agent Orange ei ole keemia ega bioloogiline relv, kuna seda peetakse herbitsiidiks ja lehtede õõnestajaks ning seda kasutatakse taimesaagi hävitamiseks ja vaenlase varjamiseks, varjamise häirimiseks, mitte inimeste sihtimiseks. Ja mina mõtlen, et näljaga ei sihi inimesi või, et jah, sääne tibujutt. USA delegatsioon väitis, et relv on definitsiooni järgi iga seadeldis, mida kasutatakse elusolendite struktuuride või süsteemide vigastamiseks ja mina mõtlen, sünnidefektid, kas see ei ole vigastamine, nõrgestamine isegi. Ja nõrgestamine justkui ei ole ju vigastamine, aga kahju siiski. Alistamiseks või hävitamiseks. Ja Agent Orange ei vasta selle definitsiooni alla. Samuti väideti, et kui USA-le esitatakse süüdistus Agent Orange'i kasutamisest, tuleks süüdistus esitada ka Ühendkuningriigile ja selle rahvaste ühenduse riikidele, kuna ka nemad kasutasid seda laialdaselt Malai hädaolukorra ajal 1950. aastatel. 1969. aastal kommenteeris Ühendkuningriik resolutsiooni 2603 24 eelnõud. Aga ma arvan, et tänaseks aitab küll. Ma arvan, et saite selle pildi kokku, kuidas tehakse sigadusi, millest räägitakse hiljem ja siis ka niimoodi, oli, aga nii hull ei olnud ja need on seal ebausaldusväärsed ja kuna räägitakse aasta pärast, aastate pärast, aastakümnete pärast või äkki 75 aasta pärast, mis tegelikult toimus ja kõik see, mida me oma silmaga näeme, see, kuidas ümberringi noorte seas äkitselt igasugu vähid, pumps, hüppavad, müokardiidid, asjad, turbovähid, Maria Karel naeris, mis asi see veel on, ma ei tea, guugelda ja see kõik toimub meie ümber, meie inimeste seas. Aga veel on vara paljude jaoks tunnistada, mis maailmas me päriselt elame ja kuidas me päriselt peaksime ennast kaitsma. Läbima endast selle kaitseväed aru saada, et me peame olema oma väega ühenduses, et selle toimuva vastu oleksime suutlikud seisma. Aga ei, liitlased, teadus, hoolimine, sõda rahu nimel ja nii edasi ja nii edasi. Aga jutid me taevas on keemia ja see on fakt. Vot. Ja siis hiljaaegu seoses oli vist mingi aluselise tee teema, siis aluselise toitumise teema. Märt Koik tegi video oma YouTube kanalil, kuidas aluseline toitumine on ja mina ütlen, et teaduslikud artiklid kinnitavad, et aluseline toitumine tegelikult päris hea asi, aga ma ei tea, Märt Koik on ju spetsialist ja tal ka peretoita. Ja üleüldse see, kuidas raha mõjutab inimeste tegevust ja kogukondade raameski. See mingi algatus, see üritus, tasuta, rahastab see too. Ja kõik need, kes teevad neid asju ja sellest on saanud nende sissetuleku allikas. Mingi hetk keeratakse kraan kinni ja siis ei osatagi tasuta heast südamest äkki midagi nii väga teha. Võib-olla ma lihtsalt mõtlen üle, aga hoiatamist väärt moment siiski, ma arvan. Aga mis mina hoiatan? 9. juuni Delfi. Värske OECD raport. Eesti vajab tugevamat rahandust ja jõulisemat digi- ning rohepööret. Ja kes tahab, loeb selliseid uudiseid ja mõtleb, et ma ei teadki selle peale. Ja, nii teeme küll Eesti korda. Spetsialistid on rääkinud. Majandusülevaates soovitatakse muuhulgas parandada peretoetuste tõhusust ja nende paremat sihtimist. Prognooside kohaselt jätkub Eesti majanduse taastumine vaatamata geopoliitilistele vastutuultele ning energiahindade šokkidest, tarneahelate häiretest ja ekspordi nõrgenemisest tulenevale suurele ebakindlusele. Väga ilus jutt. Seda on unejutuks ja mõnus lugeda. Võtab kõik närvi maha. Värske OECD Eesti majandusülevaate kohaselt aitaks riigivõla stabiliseerimisele ning elanikkonna vananemise, tervishoiu ja riigikaitsega seotud tulevaste kuluvajaduste rahastamisele kaasa järk-järguline eelarve konsolideerimine, mis ühendab suurema kulutõhususe ja maksureformid.
see on vist kuskilt nonsensi generaatorist tulnud, aga heakene küll, mis seal ikka. Samuti on vaja täiendavaid jõupingutusi energiapöörde juhtimiseks, kliimamuutustega kohanemiseks ning tehisintellekti ja digitehnoloogiate pakutavate võimaluste maksimaalseks ärakasutamiseks. Iganes see tähendab. Majanduse põhialused õnneks tugevad. Lõigu pealkiri. Majanduskasv on taastunud ning majanduse taastumine peaks kiirenema 2025. aasta 0,5%-lt 2026. aastal 1,8%-ni ja 2027. aastal 2,7%-ni, mida toetavad eelarvepoliitika lõdvenemine ja investeeringute suurenemine. Kuigi kõrgemad energiahinnad suurendavad inflatsiooni survet, prognoositakse inflatsiooni langust 4,8%-lt 2025. aastal 4,1%-ni käesoleval 2026. aastal ja 2,6%-ni 2027. aastal. On oluline tugevdada riigi rahandust, tulemaks toime kasvavate kuluvajadustega. Ja see selline gemüüse jätkub siin. See lihtsalt, ma ei tea, et seda lugeda ja tõsiselt võtta, aga see asi kirja panna ja oma nimi juurde panna keegi Stefano Scarpetta. Uhke värk. Tänu soodsale ettevõtluskeskkonnale, vastupidavale tööturule ja tugevale eelarve raamistikule on Eesti majanduse põhialused jätkuvalt tugevad, ütles OECD peaökonomist Stefano Scarpetta Tallinnas Eesti rahandusminister Jürgen Ligiga majandusülevaadet tutvustades. Samas on oluline tugevdada riigi rahandust, tulemaks toime kasvavate kuluvajadustega, mis on seotud riigikaitse, elanikkonna vananemise, tervishoiu ning digi- ja rohepöördega sõnastaja. Mina mõtlen, kui palju see kupatus maksis, mida tark oleks saanud teha selle rahaga. Olukorras, kus need augud on sellised, et ükskõik kui ilusad jutud te räägite, need augud lähevad ainult suuremateks. Ja alates 2027. aastast rakendatav järk-järguline keskpika perioodi eelarve konsolideerimine ning pikaajaline eelarvestrateegia, mida toetab maksusüsteemi ülevaatamine, aitaks siis stabiliseerida riigivõlga ja panna aluse tulevaste kulusurvetega toimetulekule. Majandusülevaates soovitatakse parandada peretoetuste tõhusust ja nende paremat sihtimist ning viia ellu reforme, et tugevdada pensioni- ja tervishoiusüsteemi pikaajalist kestlikkust. See tervishoiusüsteem, kus maksa saad kohe aja, aga kui ei maksa, siis aegu pole. Või kuidas Lõuna-Eesti top 3 edukad ettevõtted mitmendat aastat järjest Lõuna-Eesti haigla. Ma ei tea, tervist peaks vist olema seal see fookus, aga kasum. Ja siis me räägime millestki tervishoiusüsteemi kestlikkusest, ma ei tea. Tehisintellekti kasutuselevõtus esineb kohati mahajäämust. See on küll paha lugu. Digi. Eesti on digivaldkonna eestvedaja, kus tehisintellekti kasutuselevõtt on teadmispõhistes sektorites kõrge, kuid traditsioonilisemates majandussektorites esineb mahajäämust. Huvitav, mis need traditsioonilisemad on siis minu jaoks näiteks? Peremudel on selline asi, mis võiks traditsiooniliseks jääda. Mis seal see AI aitab? Aga okei, mida mina ka tean, ma olen liiga traditsiooniline võib-olla, nii palju kui tänases maailmas on võimalik olla. Eesti peaks keskenduma tehisintellekti kasutuselevõtu laiendamisele traditsioonilistes sektorites nagu tootmine ja logistika ning töötajate oskuste laiendamisele ja ümberõppele, pannes rõhku rakenduslikele tehisintellekti oskustele. Hoolimata märkimisväärsest edasiminekust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel aastal 2018 on Eesti endiselt üks OECD süsinikumahukamaid majandusi. Ja siis räägitakse mingitest datacenteritest ehk siis need andmejaamad, mis on meeletu reostus, meeletu veekulu, energiakulu, rohe, aga Ameerikast tuli suunis, et me peame need datacenteri asju ajama seal koha peal kaetakse. Ja siis räägitakse, kuidas meil veega on nii kriis ja siis see andmekeskuste asi, mis see meie veesüsteemiga teeb. Ootel oleva kliimaseaduse kiire vastuvõtmine, mis sätestaks selgeid rakendamise vastutused ning kiirendatud investeeringud elektrivõrgu vastupidavusse, energiasalvestusse ja energiajulgeolekusse toetaksid üleminekut kliimaneutraalsusele ja tugevdaksid vastupanuvõimet.
Andke andeks, et ma selle teile ette lugesin, aga lihtsalt, et te saaks aimu, kuidas mõned võtavad rahulikult, sest nad loovad sellist asja ja nad usuvad seda. Ja see on nende usk, nende maailm ja neil justkui on hästi. Kuni see, mis tegelikult pole hästi, neid isiklikult tagumikust hammustab. Ja siis nad hüppavad püsti ja ütlevad, ai kurat, mis siin on? Vot. Aga jah, see pikale see saade läks, kui saad saadet teha lapse ööune ajast, kui ei kestas ainult 45 minutit. Mis meil seda maailma korda saamist takistab? Ma arvan, et üks põhjus on hingestatuse puudumine. Ma olen ise erinevates elumomentides tabanud, kuidas inimesed imiteerivad. Et olla just kui nad teevad midagi, sest hea inimene teeb nii. Kui sa ei ole hingest kohal, siis sa lihtsalt imiteerid ja mingi hetk sa ei vea enam välja, sest kuskil meis kõigis, isegi kui on see mittehingestatus, hingepime öö või mis tahes seisund, kuni sa elad ja hingad, su sees on hing. Ja kui sa ei lase hingel ennast juhtida, elada hingestatud elu, siis loob elu mingi kriisi, raputuse, äratab sind sellesse hingestatusesse. Kuigi jah, ma olen lugenud ka materjali, kuidas meie seas ongi tegelasi, kellel puudub hing, kes lihtsalt ongi mingid biorobotid. Ja ma üleni ei ütle, et ma ei usu, aga ma soovin elada ilusas maailmas. Ja esimese hooga ma ikkagi loodan, et kuskil see hing siiski on. Võib-olla lihtsalt ebaküps, võib-olla lihtsalt elu pole piisavalt seda hinge ärgvele raputanud ja inimene on selles imiteerimises, sest siis ta ei ole nii seotud kõigega, mis toimub. Ta lihtsalt teeb mingit asjad tegemise pärast. Ja siis, kui midagi läheb nässu, see ei riiva võib-olla nii valusalt. Sest see on lihtsalt olnud imiteerija, mitte hingest elaja. Hilda, kui ma avastasin see seose, et kuis sõna kasu võro keelen kasumina, ta tähendas kasvu, et kui sa kasud, siis kas või olla, et kui sa kasud, siis sa saad tast kasu. Eesti keeli ümbre ütelden, siis kasvamine annab kasu. Aga võro keelen kuigi muuduna sõna joosiva nii hästi kokku. Sõna kasu ongi väga sarnane sõnale kasumine. Ja me pead mõistma, et kasumises me pead olema valmi tundma vallu, ebamugavust ja tunduda väärt, sest kasu on kasulik. Ja kui sa võtad ta, see on see nagu mõtle, mis ta kõige õigem sõna olessi. Kui sa võtad vasta ta kasumise tüü ja valu, vaiva, pühendumise, siis vile omava tuud vaiva väärt, tuud pingutust väärt. Nii et kui sa soovid tunda, et sul on kasu seen, sest tule valida kasumine. Aituma kuulamast ja järgmise kõrrani.